Ega üks köök, olgu ta siis seto või olgu ta siis eesti köök üldiselt tegelikkuses ju peab olema liikuvas ajas pisut edasi arenev, et seetõttu ka siis minu võib-olla natukene teistsuguses või vormis või teistsuguses moes suupisted, mingid muud asjad, mingid road. Kui me ei oleks kunagi ühtegi sammu uuenduste poole teinud, siis me tõenäoliselt siiamaani keedaks suppi, ma ei tea, kuskil suure ahju ees, eks ole, rippuvas pajas ja nii edasi, nii et tegelikkuses alati tuleb edasi minna, ajaga kaasas käia, aga sealjuures unustamata oma rahvuslikke jooni, eripärasid ja nii edasi ja nii edasi. Jah, et tegelikult ju ka talu kliendid esitasid mulle nagu pidevalt väljakutseid, et tahaks saada setusööki, aga suupistena. Hakka siis mõtlema, kuidas sa seda setusööki suupistena nagu pakud. Ja sealt hakkasin mina nagu oma mõtetega edasi liikuma, ja selles mõttes olen ma sulle väga tänulik, et sa oma sõna andsid raamatu tegemisel, et tegelikult on see ju väga suur väärtus, mis täna nagu kaante vahele on pandud. See on selles mõttes hea inspiratsiooniallikas võib-olla paljudele inimestele, kas üks mitte ka meil on ju kohe varsti tulemas ju 24. veebruar, eks ole, ja samas lähedal on suur pidu, kus pakutakse ka suupisteid, eks ole, ja ka eestimaiseid, eestipäraseid ja nii edasi, nii et tegelikult ka siis nii-öelda mõte või vähekene jõudu Ingale ja muudele kokkadele, kes siis seal tööd teevad, et tegelikult annab kõike panna mingisse muusse vormi ja representeerida väga selliselt ainulaadselt siis. Jah, aga kas me räägime veel millestki? Äkki on kellelgi küsimusi tekkinud? Küsimusi ei ole nagu alati, aga ma arvan, et me pärast saame anda ka küsimustele vastuseid. Aga siis võib-olla enne, kui me hakkame tänama neid inimesi, kes on meie tööle tegelikult ju kaasa aidanud, et siis anname nii-öelda endale häälepuhkust ja leelatajatele võimaluse oma hääl puhtaks laulda ja siis juba räägime edasi.